Tricular on innovaatiline 3D printer, mis annab puidujääkidele uue elu. sekundit on teie päralt. Tere, mina olen Kaisa, ettevõttest Tricular. Meie loome roheinnovatsiooni 3D printimise maailmas. See tähendab, et me arendame välja puidujääkidel baseeruva printimismaterjali ning seda toetava tehnoloogia. Meie meetod võimaldab näiteks mööblidisaineritel ja puitesemete disaineritel luua keerulise disaini ning struktuuriga tooteid, mida ei ole võimalik teha käsitsi ega ühegi teise masinaga. Näiteks võrreldes CNC ja käsitööga aitab meie meetod säästa aega, kulusid ja ressursse. Mina olen Kaisa ettevõttest Tricular. Mida te teete? Ma ei saa midagi aru. Te olete liiga selle pähe õppinud inimese moodi, te ei oska öelda, mis see on. Ja ma pidin 30 sekundit efektiivselt ära võtma, aga ma räägin lühidalt. Et põhimõtteliselt praegu on võimalik 3D printida plastikust ja kõik need printimismaterjalid, mis turul on 88% ulatuses baseeruvad plastikul. Ja puidust ei ole võimalik praegu printida, ei leidu sellist tehnoloogiat. Et teie kogu äri mõte on see, et see on keskkonnasõbralik? Põhimõtteliselt me toome uue materjali turule. Mis see uus materjal on? See ongi puit. Kui uus materjal puit on? Selles mõttes, et 3D printimises ei ole seda võimalik praegu kasutada. Ja see loob võimaluse väga-väga suurele turu osale kasutada 3D printimist oma töös. Praegu näiteks ei ole võimalik mööblitootjatel, kes soovivad puidust esemeid ja detaile luua, nemad ei saa kasutada seda praegu. Miks ma plastist ei või seda teha praegu? Sest et inimesed eelistavad puitu ja puit on järjest suurenev trend. See on väärtuslik materjal võrreldes plastikuga. Kas sellel on mingisugune muu eelis sellel, mis te välja olete? See on printer, mis te välja mõtlete siis või? Jah, see on printimismaterjal ning tehnoloogia ning lõpuks me viimases faasis müüme printereid. Ja selle ainus mõte on see, et see on keskkonnasõbralik, ma saan puidumaterjali seda teha mitte plastiga? See ei ole ainus mõte, aga see on üks suur eelis. Mis mõte veel on? Et kõik need ettevõtted, kes tegelevad puitmaterjalidega. Palju need on? Eestis näiteks on 500 mööblitööstust ja 300 saetööstust. Kui kaugel sellega olete? Praegu oleme valmistanud esimese prototüübi ja oleme testinud materjali ning hetkel ehitab meie insener teist prototüüpi. Mis see kitsaskohad on? Kitsaskohad ongi selles, et meil esiteks on vaja meil osta vajalik materjal ja mootorid, et arendada seda välja. See on siis nagu toote loomise seisukohalt. Ja lisaks on meil vaja koostööpartnerid, kellega koostöös. Olete päriselt midagi suutnud printida ka? Praegu oleme ainult nii-öelda käsitsi teinud teste materjaliga. Mis asi see on? See on saepuru siis, millest te prindite või? See on selline segu saepurust. Ja millest? Loodussõbralikust liimist ja siis veel mõni materjal. Kust te need materjalid võtate kõik? Kust te tooraine saate? See on suhteliselt lihtne, et enamus asju saab tellida internetist ja saepuru saab põhimõtteliselt kokkuleppel mingisuguse saekaateriga. Neil jääb seda üle tihti peale. Mida te siis teete? Kas see on 3D printimise tehnoloogia, mida te välja mõtlete? Jah, just. Palju see maksab? Selle tehnoloogia loomine. Kui ma olen, ütleme, inimene, kellel on vaja seda välja printida, ma olen teie juurde, ma ütlen, looge mulle lahendus, palju mul maksma läheb? Jah, meie hinnad on sellised, et see materjal hakkab olema 20 eurot kilo, mis on konkurentsivõimeline siis praegu plastikfilamendi materjaliga. Ja see ekstruuder, ehk siis see seadeldis, mille saab ühendada 3D printeriga, see hakkab maksma 150 eurot ja lõpuks siis viimases järgus 3D printer me ennustame, et umbes 2000 eurot. Kas te teete kõik ise, te töötate välja nii printerit, materjali kui ka tarkvara? Jah, sellepärast me natukenegi nagu seadistasime oma seda protsessi ümber, et hetkel me tegeleme materjali töötamisega ja selle ekstruuderi väljatöötamisega ja siis me teeme koostöös 3D printerite tootjatega, hakkame tootma seda printerit. Nii et kaks asja, printer ja see asi, mis sinna printeri sisse panna? Jah, just nii. Kas see maailmas mingid analoogi sellel on? Jah, puidu suhtes on selline analoog, et on olemas filament, mis koosneb 40% ulatuses puidust ja 60% ulatuses plastikust. Miks te ainult prototüüpe prindite välja? Miks te ei prindi siis ühte, ma ei tea, puidust kappi, kummutit, ust või mida iganes välja?
Nüüd me olemegi teinud natukene turu-uuringut ja leidnud üles, et mis on kõige mõistlikum printida, et ongi mõistlikum printida selliseid väiksemaid detaile, selliseid hästi keerukaid struktuure ja see ongi see suur eelis 3D printimise puhul, et kui sa hakkad näiteks käsitsi, tahad teha mingit väga keerulist disaini või detaili, et siis see on tohutult ajamahukas ja me teame, et inimtöö on kõige kallim töö üldse, et siis 3D printeri ja meie selle meetodi eelis ongi see, et põhimõtteliselt inimtöö kui tugev see tulemus on võrreldes tavalise puiduga? No, meie eesmärk on jõuda, et see oleks maksimaalselt sama tugev. Aitäh! Aitäh!